Tere hommikust! Tere hommikust! Tere Ralf, tere Frank, tere Gert, tere Mattis ja teised kutid. Igatahes ongi uus päev, uus ilus päev. Aga eile oli meil siis põhimõtteliselt sõidupäev täielik selles mõttes. Aga ma enne räägin teile natukene sellest droonist, mis mul siis, nagu ma rääkisin eelmises videos, siis mul see koer üritas siit tükki haugata. Ja siit on näha, ma tegin sinna teibi tuuningu, selle Omni teibiga, millega ma oma katkist jalgagi praegu teibin. Mootorid ja kõik nagu propellerid käivad ringi. Midagi siis enesest krõgiseb ja prõgiseb, aga tegelikult siin ongi siis ühes selles armis on nagu mõra sees. Aga vaatab, sellest ongi mul tegelikult kõige rohkem kahju, sest no sinna loodus ju vajab kindlasti jäädvustamist ja neid mälestusi tahaks endaga koju kaasa viia küll. Aga pole hullu, praegu veel toimib, võtame tast nii kaua, mis võtta annab, et vast on okei. Eile igatahes oli meil siis reisipäev, me reisisime põhimõtteliselt saare lõuna osast või siis lääne osast täiesti kõige idapoolsemasse põhimõtteliselt väikesesse kaluri külla, Neskaupstaturri. Ja see oli tõesti pikk sõit. Kuigi see väike hütt oli meil juba armsaks saanud, pakkisime kotid ja asusime teele. Jalg tegi eilsest hüppest endiselt põrgu valu, kuid võtsin poest, mis võtta andis ja lappisin end kokku. Sõit kestis kokku üle 10 tunni, kes pidas vastu, kes mitte. Mina aga ei julgenud eriti silmi kinni lasta, sest et selliste teede peal nii päev enam sõita ei saa. Siinsetel teedel ja loodusel on tõesti tervendav toime. Sõitmine omaette on justkui meditatsioon. Maastik muutub tõesti kiiresti ja iga järgneva mäenurga taga peidab ennast hingematev vaade. Kuigi pidime kindlasti enne pimedat kohale jõudma, ei suutnud me vastu panna ja tegime terve rea peatusi. Saare idaossa jõudes muutus drastiliselt nii maastik kui ilm. Võib öelda, et saime esimest korda aru, miks siin riigis kindlustusarvel kokku hoida ei saa. Und ei tulnud meil siiski, sest sõita oli lihtsalt nii põnev. Oli tunne justkui sõidaksid Mordorisse. Ajaks veel orkeid ka taga. Päris hull. Väga räige. Regulaarsed peatused olid alati osa plaanist. Veel paar tundi läbi tormi, mööda huvitavaid teid ja jõudsimegi kohale. Selleks hetkeks olime tõesti kurnatud ja kustutasimegi tuled. Ootasime pikki silmi ärkamist selles ilusas kalurite külas. Maik, kuule, ma kuulsin, et sa seal tegid eile rahvale Instagramis pilte, äkki sa avad pakki. Näitad inimestele, mis on paki sees. Näitame, mis siin siis on. Siin on selline tore asi nagu surströmming ehk siis Rootsi mädakala, mis siis peaks olema üks kõige jubedamaid toite, mis on üldse olemas. Rootsi rahvustoit. Kui sa vaatad videoid, siis põhimõtteliselt mitte ühegi video peal ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei öögiks. Aga me arvame, kuna vaatame, oleme viikingid Eestist, siis meil ei ole hullu midagi, paneme saia peale ja teeme enda lõuna sellest. Reporteri video ka sellest. Pane muusika kinni, seda läbi kõlari. Meil oli suur küsimus, et kes selle surströmmingu täna lahti teeb, see on nii kummis ja kui sa selle avaja sisse lükkad, käib üks psst, ja ma arvan, et siis on jooks. Aga õnneks Maik võttis vabatahtlikult selle kadalipu enda peale, nii et keegi teine vist talle vastu ei ole selles osas. Ma kohe või?
pärast lähme võtame kohvikus seda šokolaadikooki või midagi peale, noh. Loodame, et see nagu takkajärgi üles ei tule. Kurat, lõhna juba. Mul tahab juba välja tulla. Peaks kuidagi läbi kaamera, peaks ka lõhna tunda. No, Elfüs, kuidas sul jalaga on? Elfüs. No jalaga ei ole kiita seis, selles mõttes, et teipisin, võtsin poest, mis võtta andis ja sama ajal, mida seot praegu või? Jaa, teipisin kuidagi kinni ja maru paistis on, aga no pikemat matka enam välja ei võtta selles mõttes, et kas valu ongi kannatamiseks ja sa oled ju viiking meil? no selles mõttes jah, et pühitseme sisse ennast täna selle mädakalaga. Õige. Fistma. Kuni Mattis veel asjad pakki, ma näitan neile kiirelt meie tänast Airbnb-d, see oli meil, mis see oli, palju see öö oli? 270 öö, no see on siis 7 peale põhimõtteliselt, see on selline täitsa normaalne suur korter, 3 magamistuba ja aknast on selline vaade muidugi, noh, see on see kõige hullem parem osa. Mis sa askeldad siin? Kuule, Surpstromiga kõrval on keelekastet vaja. Olen nõus. Hinnakvaliteedi suhe, aja, on paigas siin. Kurat, jalg. Kohe unustan ära, et jalg on haige. Laps, väike abimees meile tänaseks. Peab vaja, ma arvan. Arvad, et aitab, noh? No ma arvan, et aitab selles mõttes. Tegelikult ei tähendab ei arva. Lihtsalt see on siuke nagu, noh, kuidas ma ütlen. Midagi ikka kõrvale mustada. Jah, et midagi kodust. Pitsa saia peab ikka võtma. Oleks midagi, mis välja tuleks. Aga mul on lihtsalt see, ma hoiatan ette, et ma söön ainult selles suhtes kartulit ja hakliakastet, et mul sellised toidud ajavad anyway kohe öökima. Ja et olge valmis, mul võib kuradi kaarega. Et noh, pange pea alla siis. Oi! Kuule, istu laua taha nüüd. Mine! Pritsis. See nagu Pühajärve jaanipäeval hommikul telgist, et kurat küll, mis võtta. Panesid veits kaasa. Näe, siin on mingisugune magus lihatükk, kes juba tahab. See on niisk kalal. Ei no mis see lõhn, õnneks meil on siin tuul, vaata, ei ole nii hull lõhn, kui räige ikka selles mõttes jah, mingi kanalisatsiooni ja siukse Kemmerlingi siuke aroom, vaata. Panen esimese ampsu ära. Vapper mees. Ei tea, kas on kohe minek või ei ole. Joo, paneme ühe leiva veel või? Paneme ühe leiva veel või? Suured tänud Sirlile igatahes selle Surströmiga, kes kingiti mulle sünnipäevaks ja osteti oksjonilt nalja kui palju. Kuidas sul reaalselt on? Mis seal ikka? Vapper mees. Tõesti takka või? Mine, võta väike amps külje pealt. Ei võta. Mis sa ei saa olla jälle see kuradi softna? Oota, Elvis, anna nüüd see kaamera. Lihtsalt kaamera. Kohe läheb see välja. Suure tükid võtsite sinna? Ma ikka võtsin siukse pooliku ampsu. See on Kemmerling raisk. Oi. Streigib. Venib raisk. Jah. Pole nii hull, aga ööki. Aga öökima ajab, see on plastik ikka noh. Aga tegelikult ei ole, ma ütlen, tegelikult maitse on okei. Maitse on okei. Natukene gaasi maitse. Minu arust on okei maitse. Teen endale fish and chips, noh. No, läheb noa otsast. See mõttes, et oleks mingi kuradi tükk marineeritud kurki või midagi peale mustada, Aga vaata. see päris hea. See oleks päris okei, noh. Ilmest tasakaalustaks maitse. Ja midagi, siukest hästi siuke appeline, siuke hägune mõru või siuke, aga räägitakse, et nad võtavad veel piima peale sellele, mida ma ei tea, kas see aitab ka neutraliseerida või nagu seal Rootsis siis, aga jah, Shirley, tänan kingituse eest.
ma kujutasin ette, et siin tuleb oota, ma igaks mingi kaussi vaati vaja, siis võib tulla, aga mul ei ole midagi sees, ma ei saa nagu oksele hakata. Tegelikult on okei. Kas keegi tõmbab väikse puffi ka veel siit? Frank ei proovinudki. Frank jälle ei proovinud jah, saad aru või? See on ebareaalne. Ei proovinud. See ei lähe arvesse, see tiktak ei lähe arvesse. Paned otsa suhu ja süütad välja. Ma löön lõua kokku, oodake! Viska vette. Kalad söövad ära seal. Ära siia siis, pane veri siin samas. Arappa! No nii, Surströmming challenge on tehtud igatahes. Polnud midagi nii hullu, kui räägitakse, aga samas, eks meil aitas see kõvasti kaasa, et väljas oli äärmiselt külm ja väga kõva tuul. Aga ma arvan, et me oleme nüüd kõik ühe korraliku šokolaadi ja hea kohviringi ära teinud, nii et haukame siis järelroaks midagi siit selle väikelinna ühest paremast kohvikust. Hingeõhk ei ole hetkel kõige parem ja sõrmed on ka päris õedad, aga loodame, et siin midagi diivanite külge ja Airbnb's oma ühetärni review'd küll ei tahaks saada, aga Feeriga või Maik, kuidas sa selle said lõhna maha või? Ei saanud, panin veel kuradi lõhna ka kätele peale, aga pesin Feeriga, pesin mingi seebiga ja ütle ise. Sa panid, näed, mulle ei ole vaja, et ma magan üksi diivanil, teie magate koos. Ma võin sulle ka asju ka tulla eelmis. Selle väike linna nimi, kus me siin järgmise 2 päeva veedame, on Neskaupstadur. Ja seal me tegimegi Surströmming challenge'it. Seal pinkide peal päris hea vaade. Ja praegu lähme siis see nii väike linn, et siin põhimõtteliselt linnas ongi ainult üks kohvik. Selle kohviku nimi on Coffeehouse, kus on siis väidetavalt head koogid ja kohvi, nii et lähemegi loputame need kalamaitsed nüüd kuidagi pidi alla. No, see on rohkem sinu rida või? See on normaalne, see kuradi aja öökima, ega kuradi lõhna nagu kuradi laipab. Või hea väikse šokolaadikook. Mul tuli see huvitav asi, mis nägi välja täpselt nagu kirrukoer ja siis ma vaatasin, et täpselt seda ma tahangi. Ja siin on veel mingi šokolaadiihk ka peal, nii et jackpot. Päris kallis iseenesest, linna ainus kohvik tähendab, et konkurentsi ei ole, saab hinnad kõrged hoida vist. Aga kohvikoogitükk läks mul 10 €, aga see oli siuke, ma ei tea, mingi päevakook, et siis mõned võtsime tuhked koogid. See läks umbes 12-13 €. No ma ei tea, see maitseb nagu Vanna Tallinna jäätis täpselt. Mis on siis 13 € kuskil? 12-13 midagi. Mõtlesime, et võtaks võib-olla kohe siit kohvikust koju õlle ka kaasa, aga jääb ära vist pudel õlle on 10 € kohvikus, nii et aga iseenesest vibe on väga mõnus, sellepärast et siuke kohaliku väike linna kohviku tunne tekib, müüakse neid kampsuneid ja ma ei tea, mõni koop heegeldab siin samas, et väga mõnus vibe. Thank you, bye. Väga lahe, ausalt väga nagu kihvt on olla sellises väike linnas, kus on vist põhimõtteliselt siin on mingi, kas oli 30 000 inimest äkki või? Põhimõtteliselt kõik teavad kõiki ja asi on hästi personaalne, inimesed tulevad kogu aeg meiega rääkima, küsivad, kus me pärit oleme ja mis me siin teeme ja nii edasi, et 20 € on pitsa. 20 € pitsa või? Materjali peale. Enam ja 5 pitsat on põhimõtteliselt Hawaii pitsa, margarita ja mingi pepperoni. 20 € pitsa, päris kallis pitsa. Aga äkki teeks ise pitsat? Samas meil ei jätku sellest. Samas see on täpselt niimoodi, et sa lõppude lõpuks ostad endale kuradi mingit küpsetuspaberit asja ja me oleme korra selle tee läbi teinud. Hinnad on krõbedad ja see on nii idapoolne selline väike linn, kuhu suur osa turisti tegelikult üldse ei jõuagi, aga eks siin räägib nende kasuks see, et kohti on vähe, tähendab, nad saavad hinda kõrgel hoida, aga see on väga tavaline seal hommikusöögi eest, näiteks selline toekama õhtusöögi eest näiteks mingi 50-60 € maksta, et see ei ole mingi ime. Vaata, et sisse ei kokku või? Opa, seal on meie bassein. Väga luks. Selles väikses linnas on ka siis üks bassein, ka väga vana bassein. Aga väga lahegades väljas see bassein peaks olema soe ka, nii et ma küll ühest kosutavast suplusest ära ütleks seda, et mul on jalg praegu veits soit puruks omadega, et ujumine teeb head. Vaatab, võib-olla saab selle ka käima veel, sest pool reisi on tegelikult ju veel ees.
panid oma Tinderi kinni ja ei , ma ei käinud Tinderis , ausõna . ma ei käinud Tinderis . okei , mis Lissandi Tinderi nimi oli? ei , ma ei tea . ei tea . mina ei ole Tinderis käinud . mina ei ole Tinderis käinud . nii , Frangi püksid võivad alati väga huvitavad . ei , Frankil on asjad ilusti ära pandud , ta teab täpselt , kus need on . täpselt , kus need on . Need on õigesse kohta pandud . pane suu kinni , Paduu . maailma Paluu oli. maailma üks parimaid leiutisi . turisti eine . terviseks . mis sa siin teed , noh ? ai , näita siia . sind teen . Tammiste on siin viimased paar päeva ragistanud päris laheda asja kallal . ta teeb meist kõigist selliseid emojisi või mis on siis mingid emotikonid või logod , vaadake . siin on väga ägedad . see on Siim , see on Mihkel , Gert , Frank , Mattis , mina olen siin tulemas pasti järgi ja oota , keegi on puudu ju . Ralf tuleb Ralf viimasena . tuleb viimasena . ma pidin kõige raskem olema . see näeb rohkem välja nagu see basseini boss . nii kaalult kui sellelt ülesanded . ei noh , tead , ma ütlen jah , Elis jah . head välja mahtusid uksest . vaata . vaata , kas on valmis , ei ole ? iga päev ju ma ei tea ahjus , mul ei ole ahjugi , nii et iga päev ju kokku , aga päris raske reis . päris raske . ta tahab tegelikult veel seista mingi 15 minutit , nii et las järel küpseb 15 minutit . enne kui ma lahti lõikama , nii et näeme 15 minuti pärast . Elvis , tutvusta meile . meil on siis täna siin Peet . okei , Peet , porgand , kaalikas ja siis seentega täidetud rasvane seafileetükk . Saarekas on ka hea . see oli meil kuskil tund aega ahjus , siis järel küpses 15 minutit kõrvale Matis Osula poolt küüslauguga kartulid . küüslauguga kartulid , no kurat , mida veel , see on nagu pesuehtne enne muiste viikingite toit , nii et aitabki , head isu , saame kõhud täis ja siis vaatame edasi , tuleb roaka Kaikile . osulad vaata . Islandi ilusate inimeste ja toreda reisi terviseks . Tinderi terviseks . mis sa teed ? head isu . Cheers . Paduu . seda švammi ei olnud või ? teeme . Yo , where's the scat man ? There's the scat man . Here . Ralf on jube stressis , ta ei mõista seda . ta ei mõista sõbralikult mängida , ta tahab ainult seda üle mis laua see . trump oli ? kuule , me käime Gerdiga korraks ära ja mingi Russian Forest Rave on peale pandud ja kaardid lauas on . no kottid ei oska enam . koerad pokkeri lauas . kuule , tõmmake need hoogu maha . väsinud . energiat palju . see väsinud . sest ta peaks Ei ole väsinud. sina ei ole väsinud . mina ei ole väsinud . igatahes mina olen ka väsinud , ega siin paaritunnised uned iga öö , et aitab tänaseks . näeme jälle homme teeme siit väikelinnast siis suusad , kihutame vaikselt põhja poole , vaatame , mida huvitavat sealt veel leiab . ongi kogu lugu , teie pidage meeles , olge ilusad , olge mõnusad , olge teineteise vastu head , hoidke jalg pedaalil ja miks jälle karjume ? kõik koos ei tee või ? ei . Ralf tahtis ise öelda lõpulause . lõbu arvelt kokku ei hoia . kajakas sul seal käes .